hierarhilised struktuurid, heterarhilised struktuurid. Võimu küsimus on eluliselt tähtis küsimus, loomulikult. Ja loomadel, mõnedel liikidel on midagi demokraatia taolist. On ka selliseid absoluutseid monarhialaadseid süsteeme, on matriarhaalseid süsteeme väga karm. Matriarhaalsed süsteemid, no näiteks on hüäänidel, on surikaatidel, ahvidel, nendel on midagi demokraatia taolist. Aga loomulikult teisiti lihtsalt ei saa, ei jää ellu. Minu meelest, nii palju kui ma loomi tunnen, poliitikuid eriti ei tunne, aga nii palju kui ma loomi, sotsiaalseid loomi tunnen, õppida tõesti peaks esiteks poliitilist korrektsust. Just nimelt loomadel. Need on demonstratsiooni esinemised, need on täiesti kindlad teine teise vastu sättimised, mille eesmärgiks olla karismaatiline, viga tegemata ja saamata, see on ülitähtis. Kui sul poliittehnoloogilisteks vahenditeks on päris kihvad ja päris küünised, rääkimata juba sarvedest ja sõrgadest, eks ole, tuleb ennast vaos hoida. Loomulikult asju juhtub, ka loomamaailmas asju juhtub, kuid enamasti see on äärmiselt poliitiliselt korrektne toiming, võimu võitlus, ka võimu vahetus. No kui ma otsustasin, et ma tõepoolest lähen poliitikasse, üritan minna, eks ole, siis loomulikult minu jaoks on tõesti loomulik. Ma valisin sotsiaaldemokraatliku erakonda ja selle erakonnaga koos. Ma siis poliitikasse, ilmselt läksin, eks ole, sel väga lihtsalt põhjusel. Mul on tekkinud täiesti kindel lausa veendumus, usk, usaldus, lausa veendumus. Sotsiaaldemokraadid tõepoolest, siiralt, ausalt ja toimekalt tegelevad eelkõige perekonna asjadega ja sellega seoses, loomulikult sellega seoses, laste hariduse ja kasvatusasjadega ja muidugi tervishoiuga. Väga tsentreeritult keskendunul ja võt need alad on minu mureks.